aga räägime nüüd mikrokukist. Mikrokukk on siis selline mõnus sinakas, nagu tunda, on selline natuke selline sile, alt on krobeline, pead kaanel on krobelised jooned, sangad on ülesse poole, see tähendab, et ta on just hea, mugav kätte võtta, sakiline äär on all, et ta ei libiseks. 2,25 liitrit, natuke paistab läbi, see tähendab, saate ka ideaalselt toitu siin valmistada mikroonis, kannatab kuni 800 vatti, aga soovitan soojalt teha kuskil 600-ga. Ja kui toit on valmis, toit on osa ära söödud, avame alati endast eemale. Nii, toit on kuum, serveerime siit samast ja kui nüüd toit on jahtunud ja me soovime teda panna külmikusse, me soovime kaasa võtta või sügavkülma, siis paneme peale hermeetilise valge kaane. Kaane erisus ongi see, et teine gaas ei ole hermeetiline, ta käib pealt, sellepärast et õhk peab läbi vahet pääsema, aga valge kaan on mõnusa tugeva äärega ja asetatakse endast eemale, anumale peale, kui toit on valmis, nii ja õhk välja. Et on tõesti 100% hermeetiline. Nii saame panna sügavkülma ja võtta toidud välja siis, kui me ise soovime. Mida ma siin valmistan? Ma valmistan siin enne kõike loomulikult igasugused kartuliroad. Kas te teate, et tupperware-nõudes valmistades mikroonis te saate toidu valmis 1/3 kiirema ajaga, säilivad vitamiinid, sest ei kasuta liigset vett, säilivad värvid, sellepärast, et ei ole vett, ei lisata soola, sest toiduainete enda sool jääb alles. Kui te tahate soolaga maitsestada, tehke seda pärast. Köögiviljad, peet, 3 minutit. Palun väga. Siis olid nad veel koorimata, 2 peeti, 6 minutit, olenevalt nüüd, kui on natuke suuremad ja kas on kevadised või sügisesed peedid. Sügisel läheb kiiremini, kevadel võib ka 4 minutit minna. 2 peeti, 8 minutit ja saate teha ideaalse peedisalati, viilutate ära. Minu lemmik on Mando Junior viilutaja, viilutame ära, paneme aluse peale, natuke kitsejuustu, natuke kastet, rukkolat ja salat ongi valmis. Kartul. Kui te panete 5-7 centimeetrit läbimõõduga kartulit, soovitan torkida ka kõikidele muudele, mis koortega on, sisse augud kahvliga, et pääseks õhk paremini ligi. 1 kartul, olenevalt siis suurusest 5-7 centimeetrit, minut 1,5. 10 kartulit, 15 minutit. Kartulid, kui tahan teha putru, koorin ära loomulikult, universaalne koorija või vertikaalne, kumb on teie, universaalne või vertikaalne, kumb on teie lemmik. Kirjutage alla, kumb on teie lemmik, kas universaalne koorija või vertikaalne koorija. Sest see on hea küsimus ja kindlasti soovitan ka nende koorijate puhul kirjutada juurde, mida te nendega koorite. Kas te teate, et nende samade koorijatega on ideaalne teha ka laastusid vormiroa jaoks? Kui ma tahan vormirooga teha, siis ma laastutangi siia sisse porgandi. Ma laastutan siia sisse kas siis koorijaga või Mando Junior viilutajaga. Kasutan kartuli viilutamiseks. Panen kartuliviilud, maitsestan natuke ära, kui tahan. Ja eriti oluline on siis see, et gaas peale, see on juhul siis sinine gaas, ja läheb mikrouuni, olenevalt siis kogusest. 1 kartul 1,5 minutit, 10 kartulit 15 minutit. Aeg sõltub mikrouunis toidu kogusest. Valmistate valmis ja kannate kõrvale, siis kas teil on liha, kas teil on toorsalet, mida soovite. Kartulipüre. Kartulid koorite ära, lõikate ära, siia sisse. Täpselt samamoodi valmistate 15 minutit, võtate välja, avate kaane endast eemale. Vett ei ole vaja panna, sest köögiviljad on vett täis. Köögiviljadel vett ei pane, see on üks reegel. Kuivained, tangained, kõik veega. Jätke see meelde. Ja kartulid on valmis, lisame siia natuke piima, sest minu ämm soovitas, et alati tuleb panna natuke kuuma piima ja teeme siis piima kuumaks. Tilk piima, gaas peale, uuesti mikrooni. Saab valmis, võtan välja ja siinsamas maitsestan, mida soovin lisada ja pudrunuiaga vajutan siinsamas sees imelihtsalt pehme siidise kartulipüree. Ja gaas peale, lauale. Kõigil on hea võtta. Kui mul on järel jäänud vanu õunu, natuke ploome, mida iganes, kiirmoosi soovin teha. Täpselt samamoodi võtan pudrunuia, segan läbi ja valmistan mikros. 600 vatiga, olenevalt siis kogusest, 5-10 minutit kiiremoos hommikusöögiks, et oleks hea lihtne. Suhkru lisame pärast. See on hästi oluline, et kui te tõesti tunnete, et te maitsestada tahate, siis ärge pange maitseaineid kohe.
Või kui panete, siis tuleb hästi korralikult läbi segada. Siin võib vormistada ümmargust pikka possi. Uskuge, pikk poiss võib ka olla ümmargune. Siin võib teha supid, siin võib teha kastmed, siin võib teha erinevad bologneese kastmed, siin võib teha kihiti tooteid ja kõik need on imelihtne. Lisaks on seesama mikrokukknõu ideaalne sulatamiseks, kui te mikroonis tahate midagi kiiremini sulatada. Suur oluline koht on see, et siin võib sulatada ka šokolaadi, kui te tahate teha šokolaadi. Ja mul on teile hea kingitus. Ma tegin valmis kiirelt oma lemmikpotiga, mis on mind siis 8 aastat teeninud. Siin on sees šokolaadikook. Šokolaadikook, mis on siis praegu tagurpidi asendis, palun väga, tuhksuhkur peale ja siin on kasutatud ära maasikaid, sest uskuge, sügavkülmad tuleb varsti tühjaks saada, kevad on kohe käes. Palun väga. Ja selline mõnus kirsi või siis maasika šokolaadikook valmib imelihtsalt. Panen ka retsepti siia alla. Kui sinul on olemas juba mikrokukktoode või mikroplusstoode, millest me ka täna räägime, siis ole hea, kirjuta palun sinna alla, kas on sinul olemas ja mis sa sellega valmistad. Et see on ka väga oluline teada. Nii, lisaks võib siis siin veel teha, blanšeerida mandleid. Soovite mandleid koortest lahti saada, panete veega, 30 sekundit valmis. Teil on kuivatatud seened. Soovite kuivatatud seened supi jaoks saada uuesti mahlaseks. Jälle panete natuke 12 seent, panete natuke vett, hetke aega ja valmis. Samamoodi võite siin teha oad, läätsed, mis on kuivatatud. Kõigepealt panete natuke vett, siis panete tsipa söögisoodat, panete kaane peale, valmistate mõni minut mikros ja seejärel lasete pärast seista. Siin võib sibulat, kui ei taha nutta sibula koorimisega. Sibulal lõikate alumise ülemise osa ära, panete siia mõni minut, mõni sekund, madalamal temperatuuril, valmis. Kõike selliseid asju saate imelihtsalt siin valmistada. Ja oluline on teada, et maksimum 30 minutit. Kui te tõesti arvate, et midagi ei ole valmis saanud, siis vahepeal laske anumal puhata ja oluline on teada, kui te võtate mikrost välja, kaane avate endast eemale, 1/3 aega laske alati toidul seista valmida veel. 1/3 aega on ka oluline teada, et siis see toit valmib kiiremini. 1/3 aega. Kui te teete siin keeksi, kui te teete siin tordipõhja, mis on poepulbrist tehtud, kuhu on lisatud natuke õli, natuke vett, maitsestatud ja siia sisse pandud, siis kui te teete muus vormis ja tavalises ahjus, on teil vaja aega 35 minutit, 40 minutit. Siin te valmistate 1/3 ajaga. See tähendab tordipõhi 9 minutiga. Kui sõbranna helistab, et olen sinu poole teel, sul on olemas tordipõhjasegu, paned marjad juurde, ideaalne kook, väga lihtsalt valmis. Samamoodi lihad, nagu ma rääkisin, siis kindlasti on oluline, et ma olen ka siin eelnevalt teinud, üks suvine laiv on olemas, kus ma tegin küll mikrokukkannus, aga ka keedutaigen, profitroolide, tuuletaskute jaoks. Väga lihtsalt iga kokk saab hakkama ja mis on oluline teada, kui siin valmistada, siis kindlasti kasutage kas tupperware visplit, kas tupperware kaabitsaid, et siia ei läheks noaga. Ja kui siin on toit valmis, siis tegelikult koogi puhal laske tal rahuneda, laske seista, sest tegelikkuses toidu kuumenemine toimub veel pärast mikroonist väljavõtmist. See on hästi oluline, et vähemalt 1/3 aega. Kindel on see, kui pool aega. Kui te räägite, et mikroon on ohtlik, siis ohtlik on ainult see, kui te võtate sealt kiirelt välja ja kohe tahate sööma hakata. Aga tegelikult toidus sees toimuvad veel molekulide võnked ja veel toimub kuumenemine. Vaat sel hetkel te võite enda kurgule liiga teha. Kas te valmistate, kas te soojendate, 1/3 aega laske alati seista. Meil on niivõrd palju erinevaid nõusid, millega võib valmistada, millega võib soojendada. Ja veel on selliseid ideaalseid karpe, mis on siis just head ka toidu kaasavõtmiseks, kui toit on valmis. Lahtritega karbid, kristallvei, peal on klõks. Kui te kahtlete materjalis, siis tupperware toodetel on alati peal, kas ta sobib mikrooni või mitte. Kui mikrooni märki ei ole, siis ei sobi. Kui on, kas on siis kast ja lained sees, kas siis käega katsudes või siis ongi mikrovõi peale kirjutatud. Ja mis on veel oluline, kui me teeme siin sees kooki, siis siia ei lähe noaga.
aga kus me teame, kas kook on valmis? Teate, mis siis proovitakse? Siis võetakse kuiv spagett. Siis võetakse kuiv spagett ja proovitakse, kas kook on valmis. Ja palun väga, me ei ohusta anumat, kook on valmis ja me saamegi ta serveerida, panna kaane peale, simüt teha, juustukoogid, mida iganes. Nii, aga kui meil on soov saada sellist anumat, mis on mitu korrust, siis veel on ka selline supertoode olemas meil, Mikro Pluss. Ja Mikro Pluss ei ole küll praegu müügil, aga on võimalus kingituseks saada veel 3 päeva. Küsige minult või oma esitlejatelt, kui teid see Mikro Pluss toode huvitab. Kaasas on siin siis 2 erinevat anumat. Siin on kaasas 3-liitrine, 1,75 lisaks gaas ja 2 lisakaant. See tähendab, et me saame ka selle toidu panna külmikusse. Ja kuna meil on alati nii kiire, meil on alati nii vähe aega, on nii, siis meile meeldib ju valmistada kiirelt ja mitu rooga. Ja palun väga, näiteks ma soovingi perele valmistada 3 rooga ühe korraga, siis siin on näiteks nüüd valmistatud, alumine korrus on kartulid koos sibulaga ja maitsestatud. Kartulid on kooritud, viilutatud Mando Junior viilutajaga, natuke sidrunipipart peale ja ideaalne on muuseas siia peale panna minu lemmikud. Kas teile meeldib juust? Juustutoos siis on selline hea, kus on hea juustuhoidja ja meil on olemas selline ideaalne käsiriiv, mille tahan just rõhutada, millel on kaasas käsiriivil siis anu koos kaanega, mis on ka väga mõnus peekoni ja kõige muu hoidmiseks ja riiv. Multiliiv, käsiriiv selline, mis on 2 pidi kasutatud. Nii, ühtepidi siin on hea jälgida, et ühel pool on tal roosa äär ülenisti ringina, see tähendab, see istub sisse, jätke nii meelde. Ja nüüd pealmine osa on siis see riiv, millega me riivime. Siin on ülemine takistatud, selline läbi lõigatud. Ja nüüd ongi hea, me tahame vahetada, siis me vahetame siin peal ära riivi. Keerame teistpidi. Klõks peale ja võime koorida sidrunit, võime, riivida sidrunit, võime riivida šokolaadi. Mida teie just hinkate? Aga mina tahan praegu riivida juustu. See tähendab, ma panen ta tagasi, siis ühel pool, mis on lahtine osa, on siis kasutamiseks riivi pool ja teine pool istub anumasse. Aga praegu ma anumasse ei taha, ma panen otse siia toidu peale ja mõnusalt juustu peale. Väga mõnus, ka porgandit on sellega ideaalne teha. Ja nüüd, kui ma teen siin juustu valmis, siis ma võin ka juustu valmis teha juba. Mulle väga meeldivad singirullid. Ja kui me ise riivime juustu, paneme külsaku juurde, viilutame singi, on väga mõnus teha ise singirulli. Ja palun väga selline mõnus, pehme juust riivituna. Ja nüüd, kui juust on riivitud, ma kõike ära ei kasutanud, panen hermeetilise kaane peale. Selline mõnus käsiriiv. Palun väga, Mikro Plussis siis alumine osa on praegu kartulid. Kartulid valmistatud sibulaga. Mõnus, kerge. Teete täpselt nii palju, kui teie ise ikate. Väga lihtne on siin ka teha näiteks ka tordipõhjad 2 erinevat korrust. Kui te tahate teha ühe kihi ja teise kihi, väga mõnus, lihtne. 1,75 liitrit on selline anu, kus on siis praegu pandud köögiviljad. Köögiviljad pluss hakklihapallid. Hakklihapallide valmistamisel kasutasin meie multikulpi ja just seda suurt osa. Jällegi, nagu ma olen eelnevalt rääkinud, siin on paneeritud ta kuivatatud tomatiga. Me sööme silmadega ja mikrouunis valmistades, kas me paneme siis hakklihale juurde paprikat, kas me paneme juurde tomatipastat, mõnus kaste, värsked köögiviljad ja nii mitu lihapalli, kui teie ise soovite, kana on ideaalne siin valmistada. Siin on nüüd porgandilastud, mis on tehtud kooriaga, siin on kapsast, siin on natukene varssellerit, väga lihtne. Ja magusat tahaks ka midagi. Selleks kasutasin ma kaant, mille peal on siis valmis tehtud pirnid, pooleks lõigatud, süda välja. Ja võib kasutada sinijälitusjuustu. Minul sinijälitusjuustu praegu ei olnud. Oli olemas hapukoort natuke ja hapukoor ja kreeka pähklid. Kreeka pähklid purustasin meie Herbshopperis. Ideaalselt panin siia sisse. Jälgige, et koort ei oleks.
tõmbate 4-5 korda ja tegelikult on pähkel purustatud ja saate peale panna. Ja kui tahate, pange veel tuhksuhkurt, on selline mõnus, kerge roog, imelihtsalt. Nii saab valmistada mitu erinevat korrust korraga. Seega, kui teile pakub see huvi, tahate endale ka neid tooteid, mikrokukk on siis müügil Mikroplussi kohta, küsige juba oma esitlejad. Et selline kerge roog on väga lihtne valmistada. Lisaks on meil olemas loomulikult kiirete toitude jaoks omleti valmistaja, mida on väga hea vispliga teha. Lisaks on olemas meil pastategija, riisikeetjad, aga nendest juba lähiajal.